Tere tulemast kuulama taas sotsiaalse innovatsiooni taskuhäälingut Mõjulood. Mina olen Elmo Puidet KÜSK-ist ja selles saates uurime siis seda, kuidas ideed ei jää paberile, vaid jõuavad tegelikku ellu, päris ellu. Ja kui varasemad taskuhäälingu episoodid meil on rääkinud natukene taustalugusid, mis on sotsiaalne innovatsioon, kuidas seda uuritakse, et siis täna on meil suur rõõm tervitada stuudios Märt Arot, kes on ettevõtja, haridusinnovatsiooni eestvedaja, DreamApply kaasasutaja ja Estech Estonia juhatuse liige. Et päris põhjalikult või pikkasid ilusaid nimetusi on sul külge pookida saanud siin aja jooksul. Aga räägime siis haridusinnovatsiooni skaleerimisest, räägime mõjust ja sellest, miks mõni idee lendab ja mõni idee ei lenda mitte. Et siis tere tulemast, Märt. Tere, väga meeldiv sinuga vestelda üle pika aja. Kõigepealt meil on siuke ilus komme olnud, et kõik saatekülalised algatuseks ütlevad 3 fakti iseendast, et teinekord on leitud ka kauneid üllatavaid fakte, mida isegi mina ei tea. Et kuidas sa ennast tutvustaksid 3 huvitava faktiga? Mulle esimene huvitav fakt, mis meelde tuli, oli see, et mul on olnud au Taani kuningannale süüa teha kunagi. Päris hea. Et see on nagu päris lahe olnud. Ja siis teine, mis meelde tuli, oli see, et kui ma olin 16, siis ma mõtlesin, et teeks midagi lahedat, et sõidaks jalgrattaga Lõuna-Eestile Tiru peale, nii et hakkasime Sõrve säärest tulema ja tegime 800 kilomeetrise ringi ümber kogu Lõuna-Eesti ja see oli väga vahva suvi, sest et oli suhteliselt vihmane, nii et meil oli vahepeal tee veel märg ees ja vahepeal nägime, et suured vihmapiled tagant tulid üles, aga alles viimasel päeval siis saime korraliku paduka, aga me olime just nagu valmis, et me paneme rattad bussi peale ja Saaremaal tagasi, see oli Viljandis. Aga 3. fakt võib-olla see, et 22 aastat on nüüd haridusinnovatsiooniga tegeletud. Ja see aeg on läinud nagu naksti. Ja enne ma ütlesin, et mulle tundub, et ma olen kogu oma elu sind tundnud, ja arvestades, et sa oled nii pikalt selliste asjadega tegelenud, siis ma ei imesta, et mulle tundub, et ma olen kogu aeg teadnud. Absoluutselt. Väga hea. Lähme nüüd nende teemade juurde, siis, et kust pärineb sinu huvi haridusinnovatsiooni vastu? Et kas see on siuke isikliku kogemuse pealt või mingi juhus või täiesti süsteemne lähenemine? Seda küsimust on mul palju küsitud ja mul ei ole tegelikult mingit väga head vastust sellele, et tundub kõige olulisem teema, millesse oma elu panustada. Ja väga palju ideid on, kogu aeg tuleb uusi ideid ja ka vanu ideid tuleb uuesti meelde, et mida veel tahaks kõik ära teha ja see teekond on olnud väga äge, et üli võimsates erinevates seltskondades on saanud panustada ja kui ma lühidalt proovin vastata su küsimusele, siis ilmselt nagu sellel on mingi mõju, et ma olen õpetajate perekonnast. Vanavanemad olid õpetajad kogu elu, ema on mateõpetaja. Ise ma kunagi ei ole õpetajaks soovinud saada, aga haridus tundub mulle hästi oluline. See teadlik otsus tuli ülikooli 2. kursusel. Mul oli niisugune, ma tegin enda esimest ettevõtet, siis see ei läinud väga hästi, aga ma õppisin nii palju selle juures. Ja siis see sai kinni pandud ja siis oli niisugune elu üle reflekteerimise moment. Ja sealt tuli väga selgelt välja, et tahaks teha midagi, millel on elule tagasi vaadates ka mingisugune niisugune tunne, et on tehtud õiget asja. Mul on see mõttekäik veel selgelt meeles, et ma mõtlesin selle peale, et kui inimesed on surivoodil, siis nad ütlevad, et elu on nagu üks silmapilk. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kuidas siis seda silmapilku võiks sisustada, et tagasi vaadates endale tunduks, et on hästi sisustatud. Ja siis tuli mõte, et võiks nagu teha midagi, mis päriselt kuidagi teeb ühiskonda paremaks kohaks kõikide jaoks. Ja sealt omakorda siis tõusetus, et kõige mõjusam oleks, kui me
annaks endast parima, et elus võimalikult hea ettevalmistus oleks tagatud eluks noortele ja lastele. Ja sellest hetkest nagu see oli niisugune sähvatus, et okei, järelikult nagu on kõige mõistlikum panustada oma elu hariduse arendamisse. Ja sealt edasi on veel muidugi terve ports erinevaid näiteid, et mis on nagu mind võib-olla jõulisemalt tagasi toonud selle hariduse juurde. Kõige olulisem nendest on ilmselt mu enda vanem poeg, kes on õpiku näide ATH-st. Et kui tema ilmus mingi hetk siis pildile, temaga oli selge juba esimese klassi 3. päevast, et sealt midagi mõistlikku ei tule tema koolis käimisest. Et tema on nagu selgelt minu suurim õpetaja, mis puudutab siis haridust, et ta on nagu temaga tegelemine on mind toonud nagu väga erinevatesse teemadesse, millest ma varem ei olnud mitte midagi kuulnudki ega osanud mõeldagi, et kõige võib-olla märkimisväärsem on haridusfilosoofia, et kuidas me mõtleme haridusest mõtlemisest. Seda on väga keeruline teha, kuna me Eestis oleme peaaegu kõik essentsialistliku filosoofia koolkonna lapsed. Et meie vanemad ja meie vanavanemad kõik on samast süsteemist läbi tulnud. Et aga kui vaadata ajalukku tagasi, siis Eestis on olnud päris tugevaid kohalikke tegijaid, et kõige rohkem tuntud on Johannes Käis 1920-ndatel möllas siin ja ka korraldas rahvusvahelist koostööd kõvasti, et tema mõtteid ma olen lugenud ja tundnud päris palju äratundmisrõõmu. Et see on niisugune ikkagi kahjuks päris pikk vastus juba su küsimusele. Jah, et kuna ma natukene sihtisin sinna, et kas on mingi niisugune hetk, aga sa kirjeldasid nii kaunilt seda hetke, nagu millal äratundmine saabus, eks ole, ühe varasema natuke nurja läinud ettevõtluskogemuse nii-öelda järelmõjuna. Et väga lahe. Ma ise ei taju üldse, et see oleks nagu nurjunud kogemus, sest et kui mõelda, et ma olin teise kursuse tudeng, ma olin täiesti roheline, ma ei olnud kunagi varem elus midagi ehitanud, siis see oli mu esimene nii-öelda päris ettevõtte katsetus. Ja see idee oli äge, millega me tegelesime, tootsime virtuaalraha ja müüsime päris raha vastu. Et see oli niisugune, et oli nagu väärt mõte, millega tegeleda ja põnev oli. Et sain nagu esimese rahvusvahelise nii-öelda ettevõtluskogemuse. EBS oli väga suureks toeks selle kogemuse juures, nii et ma olen igatpidi tänulik kõige sellest, et seal ei ole üldse ühtegi mingit hard feelingut nagu. Väga vahva. Aga kas see oligi see, et kui Dreamapply sai alguse? Ei olnud veel, et tegelikult Dreamapply algusega seal on oma pikem lugu. Et nüüd on küsimus, et kui palju me nüüd värvikaid lugusid jaksame kuulata või rääkida. Aga ma korraldasin ennast Belgiasse praktikale. See oli ennem seda 2002 aastal. Ja see oli hoopis small luxury hotels nagu tüüpi praktika. Nii et näha, et kuidas seal maal nagu need asjad käivad. Ma läksin sinna ideega, et tahaks õppida tundma Belgia kultuuri ja tundus kauge, vaata me ei olnud isegi Euroopa Liidus veel sellel ajal ja siis õppida natuke prantsuse keelt praktiseerida ja nende suurepärast kööki lähedalt näha. Ja siis mis ma sealt sain, oli see, et ma sain õppida tundma Eesti kultuuri ja ma sain õppida tundma seda, et kes ma ise olen, mis mul oluline on nagu inimesena. Ja mäletan selgelt, kui tagasiteel olin rongis, siis mõtlesin, et kurat, kõik noored inimesed peaksid nagu saama sellise kogemuse, et minna korra kuskile välismaale õppima midagi, mingit hariduslikku kogemust tegema. Ja see jäi mulle tiksuma kuklasse. Ja tegelikult PDA-s oli selline olukord, kus ma sain endale ühe ülesandena, see oli 2004 aastal, sain endale ülesandele ühe Taani kõrgkooli jaoks aidata leida partnerid Eestisse, et nende programme tutvustada Eestis. Ja siis süvenesin ise ka nendesse programmidesse, mis nad tegid, tundus ilgelt äge. Ma mõtlesin, et aga see on väike võimalus, et kuidas seda unistust, et noored peaksid välismaal käima korra õppimas, et seda teoks teha. Ja siis pärast seda saigi hakatud ehitama sellist kõigepealt nagu turundusettevõtet, mis aitas ülikoolidel üle Euroopa peamiselt ennast tutvustada noortele. Meil on Euroopas väga palju igasugu ägedaid õppimisvõimalusi, keegi ei tea nendest mitte midagi, sest et see info ei levi nagu.
ja teiseks siis oli vaja hakata tarkvara ehitama, et ära hallata seda noorte huviliste massi, kes tahtsid siis kuskil erinevatesse maailma riikidesse õppima minna. Ja sealt sai nagu selgeks, et selle teemaga on vaja tegeleda. See oli üks korralik mäsu. Võib-olla inimene tänavalt oleks ka huvitav nagu teada seda, et tundub, et on mingi tudeng, on mingi ülikool, nad peaksid justkui teineteisega lihtsalt kokku saama, on ju. Aga mis päris elu on see, et iga tudengiga peab juhtuma, iga kandidaadiga juhtub tavaliselt umbes 50 erinevat asja. Selle jaoks, et ta saaks üldse astuda sealt ülikooli uksest sisse kuskil teises riigis. Ja need asjad juhtuvad kõik erinevatel aegadel. Ja kui sul on tuhandeid kandidaate samaaegselt ühte ülikooli, siis selle haldamine on täiesti võimatu normaalselt ilma hea tööriistata. Ja sealt nagu tekkis idee, et okei, et vaata eestlastele meeldib kõiki maailma probleeme lahendada tarkvara abiga, et lahendame siis ka. Ja tänaseks on sellest saanud jah, et selle niši Euroopa üks suurima mõjuga algatusi, et eelmine aasta oli seal umbes 5 miljonit kasutajat üle maailma. Me ise jälgime 2 erinevat faasi, siis, et esiteks on siis nii-öelda orientation või siis võimalustega tutvumine üle maailma. Et seal on nagu võib-olla oluline roll Dreamaply'l, et teha see info läbipaistvaks, leitavaks internetis. Ja teine samm on siis see, et päriselt toetada siis seda kandidaati, et ta saaks mõistlikult aru, mida talt oodatakse ja siis suudaks ka vastata siis nendele ootustele, kui tal on see võimalus, et neile vastata. Ja teisest küljest siis ülikooli vaatest on see, et kogu see protsess oleks, ma ei tea, eesti keeles, ma ei teagi, mis see hea sõna on, streamline'itud ilusti. Et alates sellest hetkest, kus noor hakkab huvi tundma ülikooli vastu, siis kuni selle hetkeni, kus ta astub uksest sisse sellel kõrgkoolil, oleks ta igal sammul hästi toetatud. Et mismoodi see noor seda tajub, on see, et kõik, ta saab nagu normaalsed vastused mõistliku aja jooksul. Et kui nüüd võtta mingi kõrgkool, kes ei kasuta täna veel Dreamaply'd, siis väga sageli see niimoodi ei ole kahjuks. Ja väga sageli ei ole ka võimalik aru saada, mis see ülikool tegelikult ootab selle noore poolt. Üks näide, miks see niimoodi on näiteks see, et sul on tavaliselt 4-6 erinevat regulatsiooni Euroopa ülikoolidel, mida nad peavad järgima, siis kui nad tudengid vastu võtavad. Ja need kihid on sellised, et on nii-öelda kohalikud tudengid, keda me teenendame, siis on nii-öelda Euroopa Liidu tudengid. Nendel on eraldi natukene teistsugused nõudmised. Siis on nii-öelda sõbralikud riigid, kellega siis on mingisugused kokkulepped. Siis on päris sageli on nii-öelda bilateral agreements, et kuidas eesti keelde tõlgid, nagu kahepoolsed spetsiaalsed mingid kokkulepped veel eraldi mingite kõrgkoolide vahel või siis riikide vahel. Ja siis on veel nii-öelda ülejäänud maailm, et kõikide nende tüüpide jaoks on siis erinevad sorti reeglistikud. Et kui sa nüüd paned veel sinna otsa, siis selle, mismoodi see protsess ise välja näeb, on ju, erinevates protsesside osades on siis erinevad tüüpi reeglistikud sekkuvad. Et näiteks hinnad võivad olla erinevad, scholarship'ide süsteemid võivad olla erinevad. Kõike seda hallata manuaalselt või isegi esitleda nagu arusaadaval kujul on päris keeruline. Eriti kui sa mõtled, et laua taga on noor, kes istub võib-olla 1000 kilomeetreid eemal. Ta ei ole mitte kunagi selles riigis võib-olla isegi käinud. Ja ta ei oska seda keelt võib-olla isegi nagu emakeelena, millest ta peab seal orienteeruma. Ja tavaliselt nad ei ole kunagi ka võtnud ühtegi suurt olulist otsust oma elus varem vastu. Et kui sa kogu selle pusa nagu kokku paned, siis sa saad sealt nagu korraliku niukse, ma ei taha inglise keeles neid häid sõnu öelda, et siukse, ütleme viisakalt, et keeruline. Jaa, et sa saad mingisuguse sasipusa ja siis on lihtsam alla anda, kui sealt läbi pugeda püüda, eks ole. Aga sellest hoolimata, et kui sa alustasid, kas sul oli mõni Eesti ülikool oli siis partnerid, kes ütles, et katsetage minu peal või proovisid teha prototüüpi ilma, et sul oleks sükest katsetuspartnerit olnud? Jah, tänu sellele, et meil oli vaata selle turunduskorraldusega, meil oli enam kui 100 ülikooli juba vastuvõtuprotsessid endale selgeks tehtud tiimina üle Euroopa. Peamiselt need ülikoolid olid üksikud või väljaspool Euroopat ka.
siis meil oli päris hea ekspertiis nii-öelda olemas, et mida tegelikult vaja on ja mis need tööväljakutsed seal on. Aga selle peale juba sai ehitada midagi. Aga siis me tegime esimese prototüübi valmis enda vahenditega, oma investeeringutega. Ja 2011 aastal tulime siis sellega turule. Ja mis oli see huvitav väljakutse oli see, et meil oli selgelt kõige parem tehnoloogia. Me saime nagu tehnoloogia tiimina saime väga hästi aru, mis probleemi lahendame. See ei ole alati niimoodi, me teame väga palju tehakse tehnoloogiaid, mida võib-olla ei ole üldse vajagi. Aga see probleemistik oli siis meile tuttav. Meil oli nagu koosolekud ülikoolidega olid sellised, et yes, I want this now. Nagu sükene vibe oli koosolekutel. Aga mis juhtus oli siis see, et me alguses mõtlesime ainult lääne ülikoolide peale, et me üldse väga mujal ei mõelnud ennast. Ja mitte keegi ei kirjutanud tagasi. Ehk siis nagu sükene täiesti müstiline olukord, et sa tead, et sul on kõige ägedam asi pakkuda. Et sa oled Ferrari valmis ehitanud, sa tahad seda mõistliku raha eest välja rentida inimestele. Kõik tahavad seda rentida su käest, aga mitte keegi ei tee suga diili. Ja siis mingi hetk ikkagi käis lao pealt läbi ka mõte, et aga ma ei tea, paneme siis selle, ma ei tea, open source ime ära ja lähme teeme midagi mõistlikku oma eludega. Aga siis üks hetk ikkagi hakkasid tulema esimesed sellised signaalid, et kuule, et ikkagi võiks proovida kuskil pilootida midagi. See on jälle järgmine nagu mingi pikem lugu, et mismoodi siis katsetada, et kui riigid ei ole nagu loonud seda kohta, kust kaudu mingid sellised hullud innovaatorid saaksid nagu sisse pugeda ja öelda, et kuule, meil on siin päris äge asi, nagu äkki tahate nagu katsetada prototüüp, nagu proovida meie lahendust nagu mingisuguse ühiskondliku probleemi lahendamiseks, siis tollel hetkel seda nagu selgelt ei olnud. Eestis nagu see käis kuidagi niimoodi, et mul oli, me tegime noorte suveülikooli siis, kui ma olin ise ülikoolis. TalTechi üks juhtkonna liige oli minuga koos seda teinud, me olime nii-öelda päris sõbralikes suhetes. Helistasin talle, ütlesin, et kuule, et meil on siin selline vahva asi, tahate äkki peale vaadata, ütles, mul on endal juba kiire, aga mine räägi nagu vastuvõtu osakonna tüdrukutega. Ja siis ta oli vist maininud neile siis, et ma tahaks nendega rääkida. Ja siis rääkisin, tagasi oli jälle samasugune, et yes, I want this now, et üli äge on, sest kõik spetsialistid, kes peale vaatasid asjale, said aru kohe, et see on meile jube kasulik, mis me olime välja mõelnud. Ja siis nad ütlesid, aga me ei saa nagu seda asja kasutusele võtta, sest et meil on Eestis ülikoolide konsortsiumi kokkulepe, et kõik vastuvõtt tehakse koos ülikoolide vahel. Ehk siis ainuke variant oli see, et minna kogu ülikoolide konsortsiumit ja seal pakkuda seda asja, mis meile alustava startupina tundus täiesti lootusetu, et mitte mingil juhul selline diil läbi ei tule. Ja siis me ikkagi läksime, mõtlesime, et me teeme enda nii-öelda omalt poolt parima võimaliku pakkumise, mis me saame teha. Ja see koosolek oli jälle väga positiivne. Ja pärast seda koosolekut selle konsortsiumi juht võttis mind kõrvale, ütles mulle, Märt, tead, ma kutsusin selle mõttega, et mis te ikka nagu olete, nagu, mis on mingid tundmatud tüübid, Eestis oleme täiesti tundmatud on ju selle teemaga, et mis te ikka olete ära teinud on ju, aga kutsusime, et äkki saame kopeerida mõnda mõtet, sest et Eesti ülikoolidel oli välistudengite vastuvõttu arendada vaja edasi, sest et seal oli riiklik mingi strateegiline eesmärk, et kui palju välistudengeid peaks Eestis olema, mis oli väga vahva. Ja siis nad ütles mulle, et Märt, et mida ma nägin on see, et te olete lahendanud probleeme, mida me ei ole veel osanud uneski näha oma süsteemiga. Ja selle tõttu me tahaksime proovida ikkagi teiega kuidagi koostööd teha. Ja siis ta hakkas kõvasti vaeva nägema selle jaoks, et kuidas üks riik siis alustava startupiga siis nii-öelda mõistlikutel alustel koos midagi teha saaks. Sest me olime sellel hetkel reaalselt 3 tundmatut kutti, kes, et me olnud Eestis, me olimegi andnud nagu mõned raamatud välja, teinud mingid õppesimulatsioone, õppemänge, et selle tasandi inimesed meid absoluutselt ei teadnud Eestis.
et niimoodi see esimene või noh, tegelikult Eesti riik oli siis meil nagu teine klient, et esimene, kes lepingu allkirjastas, oli SSRIA, et Läti kõrgkool tuli esimesena paati ja launch isid ka esimesena. Lätlased olid natuke kiiremad kui eestlased ka seekord. Uskumatu, et lätlased suudavad osasid asju teha kiiremini. Kui praegu vaadata, siis mitmes riigis te olete? Dreamaply on täna umbes 40 riigis. Miks ma ütlen umbes, on see, et kui hakata detailidesse minema, siis lähevad asjad kuidagi keeruliseks. Sest et on palju ülikoole, kellel on mitmes riigis on ju tegevused. Ja siis on ka meil ülikoolide konsortsiume, kes tegutsevad rahvusvaheliselt. Nüüd on väga raske kokku lugeda mitmes riigis täpselt. Aga umbes 40 riigis ja umbes 300 ülikooli siis kasutavad seda teenust. Ja eelmine aasta siis umbes 500 000 avaldust, millega me oleme välistudengite mõttes Euroopa, ütleme, teisel kohal suuruselt niisugune spetsiaaltarkvara on Inglismaa riiklik vastuvõtusüsteem meie teada. Me oleme ilmselt kuskil 2 korda suurema mahuga tänaseks kui UK-s. Väga uhke. Kas teise riiki minek tähendab, et sa pead sinna võtma inimesed tööle või? Ei tähenda, et meil on väga palju inimesi üle maailma laiali, või noh, selles mõttes, et proportsionaalselt. Et me täna ei oota, et inimesed kindlasti Eestisse elama tuleksid ja tööle asuksid, aga üldiselt on hea, kui on kohalikke sõpru, kes saavad natukene aidata, et mõista paremini, et mismoodi seal riigis asjad käivad, mis kultuur on, kuidas üldse ettevõtlus mingeid kokkuleppeid tehakse. Et see, et sul on parim tehnoloogia, ei tähenda üldse seda, et kohe loomulikult võetakse sind avasüli vastu. Kas Dreamaply kasvamisel üks oluline otsus, nagu ma saan aru, oli selle Eesti ülikoolide konsortsiumi etteminek, et kas mõni sihuke oluline otsus veel sisemine, mis aitas seda skaleeritavust nagu võimendada, et oskad sa nagu välja tuua? Ma arvan, et meil oli kujunenud välja 2 arusaama selleks hetkest, kui me hakkasime Dreamaply'd launchima, et mis olid nii-öelda põhimõttelised arusaamad, kuidas üldse mõju omada mingisuguses sotsiaalses innovatsioonis või sotsiaalses valdkonnas. Et ja on täiesti okei on alustada neid põhimõtteid ignoreerides, aga neid võiks ikkagi kuklas olemas olla. Ehk siis, et on okei alustada näiteks, et kui idee teha uus õppemetoodika, et alustame 1 klassist või alustame 1 õpilasest. Aga kui me oleme jõudnud mingi tulemuseni, mis võiks väärtust luua ülejäänud inimestele, siis meil oleks algusest peale ikkagi kuklasse mõte, et kui ma ei tea, naaberküla õpetajal on seda asja vaja, mida me oleme loonud, et tal oleks võimalikult mugav seda kasutusele võtta ja käepärane. Ja võib-olla ka õpetajal nii-öelda teisel pool maailma või õppijal, kellel seda asja on vaja. Et see on siis skaleeritavuse põhimõtte järgimine. Ja teine põhimõte on jätkusuutlikkus, mis on samuti kriitiline, et omada mõju, mis tähendab seda, et kõige lihtsamas keeles me peaksime suutma mõistliku aja jooksul hakata teenima piisavalt palju tulu selle innovatsiooniga, et oleks võimalik maksta õiglast töötasu inimestele, keda meil vaja on, et seda asja hästi teha. Sest et millest mul on hästi kahju, sotsiaalsetes valdkondades me näeme ikkagi palju keskpärase kvaliteediga lahendusi. Ja sageli seal põhjuseks ongi see, et ei ole piisavalt kapitali, et palgata õiget ekspertiisi, et neid asju ehitama. Et me võime sinna teemasse korra sisse vaadata, et see on võib-olla KÜSK-i strateegia teeme ümber kohe jooksvalt siin selle käigus. Et ma näen, ütleme suures pildis 4 peamist viisi, kuidas me saame uusi haridusinnovatsioone. Tegelikult sama põhimõte kehtib ka laiemalt sotsiaalsete innovatsioonidega. Et ütleme, kõige tavapärasem viis on siis see, et on lihtsalt entusiastlik seltskond tuleb kokku, ütleb, kuule, meil on niisugune äge mõte, et mida lahendada, ei mõelda ei jätkusuutlikkuse ega skaleeritavuse põhimõtete peale.
ja hakatakse hooga panema, ehitama, mis iganes asi siis on, mida tehakse ja siis väga sageli ikkagi noh, ma ütlen, et meil on selline fundamentaalne kokkulepe ühiskonnas, et me kõik peame oma arved maksma ise. Ja see on nagu baaskokkulepe, et sellest me ei saa üle ega ümber kuidagi. Et kahjuks nagu vahet ei ole, kui hea südamega inimesed nagu meil on paadis, siis meil ikkagi on vaja seda kokkulepet, sellest kokkuleppest lugu pidada. Ja siis kui on entusiastlikult lihtsalt ehitatud, keegi piisavalt tulu teenimise peale ei mõtle, siis lihtsalt varem või hiljem tuleb see reaalsus kohal, et okei, meil on vaja ikkagi oma pere ära toita. See on nagu tiimiliikmetel hakkab siis nagu tavaliselt ükshaaval pihta, et kes nagu esimesena sinna jõuab, et sorry, mul on vaja arved maksta. Et ma see kuu nii palju panustada ei saa. Ja seda on nagu ilgelt kahju näha, mis selle tulemusena juhtub, siis väga sageli on see, et ikkagi selle aasta või paari aasta jooksul tavaliselt see asi kukub suhteliselt kokku. Ja mis on nagu kurb on see, et võib-olla tehakse väga ägedat asja, aga sellel ka ei ole mitte mingisugust erilist mõju, ta võib-olla jõuab mingi väikse hulga, võib-olla paari tuhande nooreni, aga lühikese perioodi jooksul. Et nagu kui võib paralleeli tuua nagu enda kogemuses, siis sai kunagi tehtud ägedaid noortekonverentse. Et niisugune Eesti parimat rääkijad kokku tuua nagu 500 noort üks päev, et aidata ka noortel leida oma teed või inspireerida noori, kuidas oma teed leida elus. Et see, kuna see oli hästi lühikese perioodi jooksul, on ju, see üritus noorte elus, siis ilmselt see nagu väga suurt positiivset mõju ei omanud nende jaoks. Ja kuna meil ei olnud võimalik teenida piisavalt tulu sellega, siis me ei saanud ka pidada üleval spetsialistidest tiimi, kes jätkusuutlikult oleks võinud seda üritust siis edasi teha ka siis, kui meie enda aeg oli läbi, et ei olnud enam mõtet nagu endal korraldada. Et varem või hiljem kahjuks nagu on mõistlik teatepulk edasi anda, et ükskõik, mis asju me teeme. Siis teine viis, kuidas me saame sotsiaalseid innovatsioone, on see, et taodeldakse projektirahastust. Ehk siis tulevad jälle ägedad inimesed kokku ja teevad isegi MTÜ endale võib-olla. Ja siis taotlevad projektirahastust ja saavad selle, et mingit ideed realiseerida. Aga projektirahastusel on sageli piirangud, mis ei ole loogilised. Ehk siis, et meil ei ole, me räägime küll jätkusuutlikkusest projektides, aga tegelikult selle peale ei mõelda, sest et see ei ole oluline KPI. Et kui me vaatame, et kas nagu raha saada või raha antakse või anta, et kui see oleks oluline KPI, siis me ütleksime, et okei, näitame track record'it. Mitu sul on sellist innovatsiooni tehtud elus, mis on ellu jäänud. Või samas, et ütleme, et inimesed on juba 10 projekti teinud, on ju, aga mitte ühestki ei ole välja tulnud ühtegi asja, mis oleks ellu jäänud. Aga miks me siis sulle peaks raha andma? Annan parem uutele tegijatele, kes nagu proovivad seda asja teha nii, et ta ellu ka jääks. Et päris sageli siis see rahastus on üsna lühiajaline, 1-3 aastat, mida ma olen tähele pannud, on see, et kui me teeme midagi päriselt innovaatilist hariduse jaoks, näiteks ma ei tea, töötame välja korrutustabeli õpetamise, uue metoodika hüperaktiivsete laste õpetamiseks. Nagu väga loogiline probleem, mida vaja lahendada, on ju. Et kui sellisel tasandil nišidesse minna, siis neid probleeme on, ma ei tea, tuhandeid, kui mitte 10 000, on ju, mida on vaja lahendada. Sest et nii õpetajate kui laste elu selgelt läheks paremaks, kui nad saaks spetsiaalse metoodika, on ju, mis nendele päriselt on kasulik ja toetav. Aga jah, projekti rahastuse puhul siis tavaliselt on see piirang, et me ei tohi raha teenida selle innovatsiooniga, mis me teeme. See automaatselt nagu nullib ära selle jätkusuutlikkuse põhimõtte. Ja skaleeritavuse nõue on nii ja naa seal, et enamasti ikkagi, ma olen istunud mõndades rahastuskomisjonides ja see tase, mida ma nagu näen võrreldes nii-öelda startup maailmaga või sotsiaalse startupinduse maailmaga, on väga erinev. Et ambitsioon on ikkagi, kui mul oleks tänaval vastu mõni startup, kes räägiks mul sellest ambitsioonist, mida ma olen näinud nagu komisjonis istudes, siis ma küsiks, aga miks te üldse teete seda asja? Pange kohe putka kinni.
et sest ambitsiooni on liiga vähe, sest kvaliteetse tarkvara ehitamise kulusid, tarkvaraettevõtjana ma enam vähem tean, on ju. Kui lihtsalt teha see puust ette punaseks, et näiteks me tahame siis leida uut viisi, kuidas siis seda korrutustabelit õpetada. Ütleme, meil on vaja 5 inimest tiimi, et seda asja teha, et paar IT-inimest, paar mingit sisuinimest on ju, ja võib-olla disainerit, mis iganes. Ja ütleme, tiimi kulu aastas on sul umbes 300 000 siis, kui sul on 5-liikmeline tiim, võib-olla ka rohkem, sõltuvalt, mis eksperte vaja on. Mis tähendab automaatselt seda, et kui sul see õiglane hind nii-öelda sellel tootel, mida sa müüd või lood, oleks näiteks 5 eurot kasutaja kohta, see oleks kohe vaja 60 000 kasutajat. Mis automaatselt tähendab seda, et kui sa hakkad loogiliselt mõtlema, Eestis on aastakäigus sul 500 sellist last, kes seda teenust vajavad. Ehk siis ainuke variant seda asja pakkuda oleks siis, kui sa 20 riigis korraga selle asja käima tõmbaksid. Suurusjärk. Või siis Eestis ja paaris suuremas riigis. Ehk siis sul ei ole võimalik mõistliku aja jooksul seda asja võimalik käivitada, kui sa mõtled, et ma toimetan Eestis nagu mõned aastad. Et sul on ainult nagu mingi väike ajaaken, et Eestis kiiresti prototüüpida ja siis sa pead kohe suutma nagu mingisse suurde riiki nagu selle asjaga edasi minna. Või siis paljudesse väiksetesse riikidesse. Mõlemad on okeid. Aga kui seda juttu seal juures ei ole, siis miks me seda asja rahastame? Me teame, et see asi lõpeb grandirahastuse surnuajal. Et mul üks haridusministeeriumi kolleeg aastaid tagasi sellise lause sõltus, et grandirahastus surnuajal. Ei taha anda projekti raha rohkem innovatsiooniprojektidele, sellepärast, et me ei taha rohkem hauakivisid innovatsiooniprojektide surnuajal. Ja see on nagu strateegia üleskutse nagu kõikidele organisatsioonidele, kes meil grandirahastust jagavad, et palun mõtleme selle tõsiselt läbi, et kuidas strateegia saada selliseks, et päriselt nendel asjadel on lootust. Ja kuidas, mis neid KPI-d või mis meetrikat meil on vaja hinnata selle jaoks, et kui me anname rahastust, siis me annaksime õigetele tiimidele seda rahastust. Või kui võib-olla see ei olegi eesmärk, võib-olla me ei tahagi, et need asjad nagu ellu jääksid, aga siis on küsimus, et what's the point? Kuule, kolmas variant, kui tohib. Kolmas variant on see, et on hästi entusiastlikud noored inimesed tavaliselt lähevad kuskile siis ministeeriumisse tööle. Ja mida nad ministeeriumis avastavad, on see, et päris sageli neil ei lasta oma unistusi seal ellu viia. Ehk siis, kui sa tahad päriselt midagi ehitada, siis ministeerium ei pruugi olla sageli see koht, kus saab ehitada. Ja vahel siis nad on, ma ei tea, pigem positiivne tulemus see, et nad siis saavad sest aru, et okei, ma siin ei saa ehitada, lendavad sealt ministeeriumist uuesti välja ja lähevad kuskile mujal, kus nad siis saavad teha neid asju, mida nad unistavad. Ja minu nagu jutt ministeeriumisse mine pürgijatele inimestele on see, et see on väga oluline, et head inimesed lähevad ministeeriumisse. Aga siis on vaja mõista ka, et mis on nagu ministeeriumi roll ühiskonnas. Ministeeriumi roll ei ole ise ehitada ägedaid innovatsioone, vaid ministeeriumi roll on tagada Eestis parim võimalik, ideaalis maailma parim keskkond, et Eestis saaks sündida väga head innovatsioonid, mis lendavad ka rahvusvaheliselt Eestist välja, kuna meil kohalike kasutajate hulk on lihtsalt liiga väike. Ja siis ma ei tea, jääme selle juurde, et 4. variant on siis, et tehakse siis startup, mis siis järgib nagu Eesti startupide põhimõtteid. Et siis on kui jälgida Eesti startup-induse põhimõtteid, siis on kõige lihtsam saada nii-öelda skaleeritavuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtte rakendamine nii-öelda loomulikult. Ja on ka mentoreid, kelle poole pöörduda ja on piisavalt programme, kes nagu toetavad seda tegevust. Aga mis on väljakutse on see, et sotsiaalse valdkonna riiklikud investeeringud ei jookse kokku erasektori investeeringute põhimõtetega praegu. Et erainvestorid panevad raha algatustesse, mis tunduvad olulised. Riik ei tule kaasa nendega päris mitmetel juhtudel, ma olen seda kõrvalt näinud. Ja siis tekib erainvestoril küsimus, aga miks me siis paneme oma raha. Samas nagu on hädavajalik, et erainvestor tuleks, sest et enamik meie erainvestoreid, kes üldse startup'ides investeerivad, on ise tehnoloogiaettevõtluse taustaga, eks on meeletu kompetents, mida tulla ja tuua sisse, et kuidas üldse päriselt kvaliteetseid asju ehitada.
mida ei saa näiteks osta raha eest kokku, sellist kompetentsi on väga raske, väga kallis osta. Aga kui nad tulevad ise, et me oleme teinud neile ukse lahti, et nad saaksid tulla, nad on teretulnud ja nad tunnevad, et nad on väärtustatud, siis me saame päris hea tulemusest kätte. Ehk siis need on nagu need 4 põhitüüpi, mida ma jälginud. Ja minu kõhutunnetus nüüd vaadates tagasi oma kogemus on see, et ütleme, see haridusinnovatsiooni või haridus startup-induse produktiivsus tootmaks sellist tulemust, mis õppija ja õpetaja tasemel päriselt lood väärtust, on kordades ülemuslik teistele alternatiividele. Nii. Kas see on hea koht selleks, et see EdTech Estonia juurde liikuda? Et kas see probleemistik või nagu ütleme, see nägemus, kuidas asjast asja võiks saada, mis on need põhilised liigutajad või mõjutajad, on ju, kas see tõigi sind EdTech Estonia juurde, kuidas sa sinna sattusid, kas sina alustasid seda? Me käivitasime 2016 ühe organisatsiooni, mille nimi oli Nordic EdTech Forum. Et sellised nagu mõtted, et meil on vaja jõustada inimesi, kellel on häid ideid, kuidas hariduses midagi paremaks teha või ka muudes valdkondades. Et need mõtted hakkasid tekkima tegelikult päris ammu, et 2011 ma avastasin kogemata oma mailboxist ühe meili, kus ma olin erinevatele ägedatele kolleegidele erinevates asutustes pakkunud välja ideed, et meil oleks vaja haridusfondi. Aga 2016 oli nagu selge arusaam sellest, et üksi keegi ei jõua lahendada kõiki sotsiaalseid probleeme ja väljakutseid. Ega ühe organisatsioonina, et mõistlikum oleks vaadata, et kuidas me saame toetada, ja äratundmine samas oli väga selge, et meil on väga palju häid inimesi, kellel on häid mõtteid, kuidas midagi paremaks teha ja teiste jaoks. Sageli nendel inimestel on isiklikud mingisugused väljakutsed olnud, mingite muredega, et siis nad on inspireerunud, et kuule, selle asja peaks ära lahendama meie ühiskonna jaoks. Ja ehk siis innovatsiooni demokratiseerimine, kui me tahame seda kuidagi ilusasse sõnasse panna. Et oli äratundmine, et see on kriitiline asi, millega tegeleda. Eesti-sugusel riigil võiks olla väga head eelised, et sellist asja arendada. Ja eelised selle tõttu, et me oleme selgelt maailma juhtiv e-riik endiselt. Ja meil on üks parimaid startup innovatsiooni ökosüsteeme maailmas. Ehk siis ja lisaks on muidugi hariduse mingid kvaliteedimeetrikad, milles me oleme maailma tipus selgelt. Et mille tõttu meil on, ütleme, digi-innovatsiooni mõttes riigina on meil maailma parim bränd. See on, ma ütleks isegi niimoodi, et meil ei ole ühtegi võrreldavat tugevat brändi, et kui Eestit üldse millegi positiivse brändiga teatakse, siis tavaliselt on see, et me oleme äge avaliku sektori innovatsiooni, digi-innovatsiooni riik. Okay. Et seda tasuks, ütleks niimoodi, et on kriminaalne seda mitte ära kasutada oma rahva hüvanguks, et meil on niisugune bränd olemas. Ja EdTech Estonia tegelikult nüüd loomisettepanek tuli haridusministeeriumist. Et Nordic EdTech Forum sai loodud selle jaoks, et sellel hetkel 2016 oli Eestis väga vähe neid hariduse startup'e. Et palju see ikka 4 inimesega kokku saad, et arutada, et kuidas neil läheb ja kas saab kuidagi kasulik olla. Aga siis nagu Baltikumi ja Põhjamaade kokku me saime niisuguse päris ägeda seltskonna. Ja siis 2020 ministeerium pakkus välja, et kuule, et äkki tahaksite Eestisse kohalikku kogukonda koondada kokku. Ja see peamine funktsioon minu vaatest on olnud, et inimesed, kellel on häid mõtteid, kuidas hariduses midagi paremaks teha, et neil oleks mingi koht, kus kokku saada. Ja et see oleks nagu kuidagi loomulik, et inimesed ei istuks oma pimedas kuskil toanurgas on ju üksinda. Ei mõtleks välja, kuidas midagi hariduses paremaks teha. Et kui ikkagi sa teiste sarnaste mõtetega ja ambitsioonidega inimestega kohtud vahetavahel, siis seal tekib palju positiivseid tulemeid. Et esiteks juba ainult see on äge, et sa näed, et okei, teistel on samasugused probleemid nagu mul on. Et vahel tekib, lihtsalt sellest on hea tunne. Aga päris sageli tekib ikkagi seal niisugust peer-to-peer mentoringi. Ma ei oska eesti keelt need.
Kuidas me ütleme peer-to-peer mentoring eesti keeles? See kogemus kogemusele või kogemuste vahetus on ta sisuliselt, eks ole. Kogemuste vahetust, mis on hästi kasulik, sest et sageli on mingid inimesed juba mingid probleemid lahendanud enda jaoks, mida võib-olla teistel on alles vaja hakata lahendama. Ja siis me näeme ka selget koostööprojekte erinevate tiimide vahel, et mille baasilt siis kas, ma ei tea, soodustada mingit eksporti või lihtsalt teha mingit teenust paremaks mingitele audientsidele. Et need on need põhimõjurid. Ja mis on selgunud ühe lisa väga olulise asjana on see, et tegeleda kõigi poliitikakujunduse informeerimisega. Et mismoodi Eestis peab olema keskkond, kutsun seda ökosüsteemiks, et olla hea keskkond, kus teha head innovatsiooni. Ja seda niimoodi, et see oleks nii meile endale, meie riigile hea, ehk siis meie õpetajad, õppijad saaks endale parimad võimalikud tööriistad maailmas. Kui ka see, et need asjad saaksid välja lennata Eestist ja tegelikult olla nii-öelda bilansilises vaates nagu riigi tasandil positiivse märgiga. Et mis ongi tänane reaalsus on see, et meil on sektoris juba 100 tiimi. Eelmine aasta see sektor kasvas 100%. Ehk siis ta on üks kiiremini kasvaid uusi sektorid ja selle tulemusena, ehk siis sektor kasvas 20 miljonise aastakäibevalt 40 miljoni peale. Ja selle tulemusel see sektor maksab maksudena Eestis rohkem, kui Eesti riik maksab selle sektori teenuste eest. Iseenda kodanikele. Et ja ma näen, et kõikides sotsiaalsetes sektorites võiks kasutada sama põhimõtteid. Samad põhimõtted, mille peale me Dreamaply'd oleme ehitanud, kehtivad. Et kui tuua nagu paralleel Dreamaply'ga, siis kui me hakkasime Dreamaply'd ehitama, me juba arutasime, et meil on vaja vähemalt 200 ülikooli, et see asi oleks majanduslikult mõistlik, jätkusuutlik tegevus ja et samal ajal pakkuda ikkagi no-brainer hinnataset. Et ülikooli vaatest on täiesti ebaloogiline mitte kasutada seda teenust, et on ülemusliku kvaliteediga, palju ülemuslikum kui tavaliselt ülikoolid suudaks ise ehitada ja samal ajal aitab ülikooli strateegilised eesmärgid saavutada ära. Pluss olukorras, kus nagu peavalu eriti ei ole, sest et ei pea ise ehitama, asjade ehitamine on päris keeruline. Ja lisaks on ta ebamõistlikult soodsa hinnaga võrreldes ise ehitamisega. Et on kindlasti üle 10 korra soodsam on kasutada nagu täisteenusena sellist lahendust, kui hakata uut süsteemi looma. Ja see ei ole ainult ülikoolide tasand, seda saab samamoodi nagu riigile laiendada, et Eesti riik peaks nagu samamoodi mõtlema, et kui meil on innovatsiooni startupid sotsiaalsetes sektorites, siis ja haridusministeerium on selleni jõudnud tegelikult erinevates koosseisudes, et on vähemalt 10 korda soodsam, kui need asjad hakkavad skaleerima globaalselt. Kui nad jäävad Eestisse kinni, on keeruline. Siis peab ühes kohas maksma selle eest ja kasutajate vähesus muudab väga kalliks, kas ole. Ja. Kas siis võib öelda, et need 100 tiimi ajavad kõik rahvusvahelise nii-öelda mõõtmega või mõjuga, vähemalt võimalusega rahvusvaheliselt skaleeritud saada sellist asja ajavad kõik? No ma loodan, et EdTech Estonia tegi kevadel just sektori ülevaatliku kokkuvõtte ja seal viidi läbi ka küsitlus Eesti EdTechide hulgas ja seal vastajatest 80% ütles, et nad toimetavad rahvusvaheliselt, 70% ütles, et neil on maksvad kliendid rahvusvaheliselt. Ehk siis, kui ma vaatasin neid numbrid, ma olin väga positiivselt üllatunud, et tegelikult sektor on väga ilusti arenenud ja täpselt vastavalt sellele strateegiale, mis oli omal ajal ka riigiga kokku lepitud. Kuidas see võrgustik siis päriselt toimub, et teil on mingisugused, ma ei tea, iga kuu saate korra kokku kuskil? Ei saa iga kuu päriselt, et seal on, ütleme, 3-4 korda aastas on sellised suuremad kogunemised ja üks just oli ära, siin oli nii-öelda EdTech Hack, see aasta ta oli muidugi koos siis sünnipäevaga
ehk siis EdTech Estonia on loodud 1. detsembril, ma olen üks asutajaliikmetest. Ja et hea kuupäev meil sünnipäev pidada, et jääb nagu vahetult jookseb kohe aastavahetuse sisse, et või ütleme jõuludesse sisse, et see aasta väga selgelt see sünnipäeva pidamine jäi natukene hiljaks selles mõttes, et paljud inimesed ei saanud tulla, sest et nad olid mingite teiste, kas perekondlike üritustega juba seotud. Aga sellised kogunemised on hästi olulised, et mida ma sünnipäevalt selgelt nägin, oli see, et see on hea platvorm, kus kokku tuua väga erinevate taustadega inimesed. Et seal oli päris suur hulk nii-öelda vastutavaid ametnikke ja nii KOV-i kui riigi tasandilt, pluss siis haridusinnovatsiooni ettevõtete asutajad ja loojad. Ja kõik osapoolid olid väga tänulikud, sest tegelikult neil on vaja turvalist keskkonda, kus nagu meeldivalt tuttavaks saada ja mis ei oleks nagu kuidagi piiratud keskkond, et nagu kultuurilised väljakutsud on seal. Ja võib-olla siinkohal ikkagi ma tahan uuesti üle rõhutada, et kes need hariduse innovatsiooni ettevõtjad siis on. Et ma ennem hakkasin sellest põgusalt rääkima, et nad ei ole nagu ärihaid. Et reeglina keegi ei hakka haridusinnovatsiooni tegema, sellepärast et mõtled, et see on jube äge koht, kus tulla raha tegema. Et reeglina on need inimesed, kellel on siis endal mingisugune isiklik hariduslik väljakutse olnud või nende lastel on mingisugune väljakutse, mille nad siis vajavad lahendust. Ja siis on jõudnud selleni, et kuule, aga lahendan ise. Ja ehk siis nad on just nagu ägedad kodanikud, kes tulevad nii-öelda riigile appi, kui sa seda laiendad. Ja ütleme, et põhisihtgrupid, kes siis nagu selleni jõuavad, on siis noored ise, kes on siis näiteks ülikoolis veel või siis värskelt ülikooli lõpetanud. Neid on päris palju, kes hakkavad tegema mingeid asju. Meie seltskond näiteks on üks selline seltskond, kes niimoodi algus sai. Siis näiteks lapsevanemad, kes on siis näiteks Alpakitsi loonud. Kelly Lilles oli oma perega pidi tööalaselt olema välismaal. Avastasid, et mitte ühtegi digikeskkonda ei ole, kus lapsed saaksid ise õppida eesti keelt ja tegeleda, väiksed lapsed just. Ja siis nad hakkasid tegelema sellise tööriista loomisega ja Alpakits on nüüd juba üsna mitme miljoni downloadiga süsteem. Üle maailma kasutatakse. Ja kolmas on siis niisugused haridusteadlased, õpetajad, koolijuhid, seltskond. Need on nagu kõige tavalisemad seltskonnad. Ja vahel harva siis juhtub nagu, et mingisugune teistsugune seltskond satub sinna juurde. Aga kui vaadata Eesti selle 100 tiimi peale, siis mulle tundub, et võib-olla üks on nagu sihukene, kes nagu äri on olulisem kui tulemus või sisu, aga ülejäänud on kõik siuksed väga meeldiv seltskond. Mis hetkel siis startuplik raha sinna selliste EdTech tiimideni jõuab või kas ta üldse jõuab? Sa mõtled nüüd nagu riskiinvesteeringute mõttes? Ma mõtlen selles mõttes jah, et kui enne ütlesid ka, et lõpuks kõik maksavad oma arved ise, eks ole, et päriselt nagu see ellujäämise võimalus suureneks, et siis finantseerimises ju võiks olla erarahast mingi tõuge, eks ole. Seal ongi, et tegelikult me oleme riigiga vahetevahel arutanud seda, et riik võiks seal olla kaasinvestorina, et investeerida vähemalt nii-öelda eraettevõtjaga, erainvestoriga paralleelselt. Et kui osades riikides on niisugune komme, et kui erainvestor näeb, et ütleme usaldusväärne erainvestor näeb, et okei, see on väärt asi, peaksime ressursiga toetama seda asja, siis näiteks riik paneb kas 100% või 50% kohe otsa sinna. Et mida erainvestor on valmis panema. See on lihtsalt üks võimalus. Ütleme, Eesti riik ei ole täna sellega kaasa tulnud veel. Ma ei näe tegelikult põhjust, miks ei võiks. Et võiks nagu ausalt peale vaadata sellele, et see... Arengufond kunagi umbes nii ei toiminud. Ma ei mäleta, vaatan seda detaili, et haridusinnovatsiooni sektoris reaalselt ma ei ole näinud ühtegi sellist tüüpi kaasa tulemist riigi poolt. Okay. Et mida täna nagu tehakse on see, et mingid grandirahasid on võimalik siis EdTechidel võimalik endale taodelda.
näiteks EIS-ist. Aga jah, et erainvestorid on nagu päris tublisti siin peale tulnud ja nüüd on, ütleme, suurem osa või mõjuv osa sellest rahast, mida erainvestorid panevad EdTechidesse või ütleme eraettevõtted ka laiemalt, on nii-öelda impact raha. Ehk siis selle raha nagu esimene eesmärk ei ole teenida kasumit, vaid selle raha esimene eesmärk on, tahaks panustada Eesti hariduse parendamisse. Ja et see on nagu valdav suhtumine täna investorite poolt, mis ma ei tea, kas on halb või hea. Et selle halb külg on see, et see tähendab seda, et see on väga piiratud hulk inimesi, kes on nagu võimelised, kes on kellel on piisavalt hästi nende elus, et nad saavad endale seda lubada. Et nad panevad oma kapitali siis hariduse innovatsiooni toetamisse. Et kui need haridusinnovatsioonid toimiksid nii nagu, ütleme, Eesti kõige edukamad startupid, näiteks nagu Wise ja Bolt on ja veel mõned, siis see investorite baas oleks meeletult palju laiem. Ütleme, võib-olla isegi 100 korda laiem, et kellega suhelda. Aga täna see reaalsus on selline ja ma arvan, et võib-olla see on hetkel okei, nagu et ta niimoodi on. Et seda kapitali on, et me ei saa öelda, et oleks nagu tohutult kapitali puudust. Pigem on siin nagu, ma vaatan riikide poole juba pikka aega selle pilguga, et selle jaoks, et saaks edukaid asju ehitada. Näiteks rääkisime siin hüperaktiivsete lastele korrutustabi õpetamisest. Et sellist asja oleks võimalik ehitada, siis kui nüüd keegi otsustab, et okei, ma teen selle asja valmis, siis kuidas seda me tasume selle teenuse eest? Et täna on see, et see, ütleme niimoodi, et naljaga pooleks, et ärimudeli innovatsioon on võib-olla isegi olulisem või keerulisem kui see tehnoloogiline innovatsioon, mis seal taga on. Et siin on väga palju erinevaid näiteid, et kuidas siis nagu see asi plussi teenitakse niimoodi, et on võimalik siis vajalik ekspertiis endale palgata. Aga jah, et Eestis on lahendusi, kes siis proovid müüa koolidele, lastevanematele oma asju. Siis on ka neid lahendusi, kes üritavad riigile müüa üksikuid. Aga ma ütleks, et meil riik on täna, Eesti riik selgelt on harjunud tegema teistsuguseid hankeid. Ehk siis me ei ole optimeerinud oma hankeprotsessi niimoodi, et sinna saaks üldse kaasuda mingid startupid. Et see näiteks Streamapply näide on väga, väga erandlik. Et kui vaadata, et sellisel avaliku sektori innovatsiooni konverentsil ka, et seal nagu räägiti nendest karmidest numbritest, et me paneme aastas 6 miljardit eurot maksumaksja raha siis hangetesse. Ja sellest, kui ma õigesti mäletan, siis mingisugune 2% umbes oli siis innovatsiooni hangetesse minev raha. Jah, oli küll. Et kui nüüd nagu me võtame ainuüksi näiteks haridussektori ette, siis haridusministeerium, ma ei tea ühtegi hanget viimase 4-5 aasta jooksul, kus hankesse oleks selgelt näha, et on oodatud startup tüüpi tiimid, kes pakuvad nagu arendavad täislahendust, mida üritatakse eksportida. Et kõik hanked on tehtud, kui me räägime tehnoloogia hangetest, on tehtud sedasi, et sinna saavad kaasuda ainult tarkvaramajad, kes siis on lihtsalt universaalsed ettevõtted, kes toodavad mis iganes, müüvad oma tarkvara arendustööd. Programmeerimistundi. Mitte ei ürita arendada ekspertiisi selle teenuse, selle niši nagu valdkonna globaalsele tasemele, et olla globaalselt konkurentsivõimeline. Mis on nagu selge üks põhjus, miks meil siis on nagu keskpärase kvaliteediga haridustehnoloogilised lahendused, kui riik neid ise tellib. Võib-olla sulle ka uudisena, aga et itaallased on loomas praegu sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalsete ettevõtete jaoks üle-euroopalist börssi, et tekitada rahastamist. Siis üks
kanal juurde just selliste projektide jaoks. Ise nad loodavad järgmise poole aasta jooksul selle käivitada. Ma ootan huviga. Jah, et ilmselt väga paljud ootavad huviga, et me hoiame kompetentsikeskusega sellel igal juhul silma peal, et mis sealt juhtuma hakkab. Kui need EdTechi tiimid võtta, ütlesid, et on 100 tiimi, aga samas neid nii-öelda projekte või ettevõtteid on vähem. Et see tähendab seda, et mõni on lahendamas mitut probleemi või kus see tuleb või mõnel ei ole veel ettevõtet peale ehitatud. Jah, et niikaua kuni startup valdkonnas on, kui ehitatakse päris innovatsiooni, siis sageli ei ole mõtet juurkeha luua. Ennem kui sul on vaja kellegagi suhestuda, kes vajab juurkeha. Et päris paljud seal esimesed paar aastat pusivad. Ütleme, kui ma suures pildis kommenteeriksin, siis mulle paistab niimoodi, et 3-4 aastat on väga tavaline, mida läheb aega, et luua sellisele tasemele valmis MVP või minimum, tänapäeval hakatakse kasutama minimum lovable product. See termin mulle tegelikult täitsa meeldib. Sest see on ka minu eesmärk, et kui ma panustan sellesse ökosüsteemi, et ma tahaksin näha, et meil on nii head lahendused õpetajatele ja õpilastele, et nad tunnevad, et nad armastavad neid tööriistu, mis nad saavad. Et see on see miinimum nagu nõutav tase, et alla selle ei tohiks üldse luua asju. Et see on ainult hädaolukorras, me võime nagu luua midagi sellist, mis inimesed ütlevad, et tegelikult ei ole nagu suurem asi, et teeb rohkem peavalu, kui asi väärt on, aga peab kasutama. Ja see on kurb, et kuulda nagu inimesi, et ikka me oleme aastast 2025 ja ikka me näeme päris palju tarkvara avalikkus ja just nagu haridus ja muudes sotsiaalsektorites, kus inimesed ütlevad, et peavalu loob rohkem kui asi väärt. Miks? Mis see point on jälle? Kõlab natuke nagu Steve Jobsi arvutiarendus, et see peab olema nii hea, et kõik tahaks seda kangesti kasutada, eks ole. See palju meil arendusraha sisse läheb, ei ole selle juures nii tähtis. Kui sellest EdTechi toredatest puntidest ja arendutest, kas sul on mõni, kellele sa eriti hoiad pöialt või keda näitena välja tuua? Nagu ma enne mainisin, siis ma ikkagi vaatan, kui ma kuulan neid lugusid ja vaatan, mida inimesed teevad hästi erinevates nišides, et siis ma arvan, et on ebaõiglane hakata nagu kedagi eraldi seisvalt kuidagi ägedamaks nimetada kui keegi teine, et need teemad, millega inimesed töötavad, mulle tunduvad hästi olulised. Et alates seal on ju kõne ravist, et kuidas nagu logopeedide tööd nagu teha efektiivsemaks. Seal on 2 tiimi vähemalt, kes sellega tegelevad. Ja mulle tundub, et mõlemad on väga asjalikud tiimid, et hästi selge probleem jällegi, et meil ei ole piisavalt logopeede. Et seda enam on meil vaja nagu tööriistu, mis aitaksid logopeedidel oma tööd teha võimalikult efektiivselt. Siis Unicorn Squad on ju, kui me räägime noorte tehnoloogiaõppe teemadest, hästi kriitiline teema jälle ühiskondlikult. Või üldse, kuidas nagu õppemeetodeid tuua 21. sajandisse. Et kui me vaatame, et kes õpetajaid nagu süsteemselt toetab selles, siis neid ei ole väga palju, neid tiime. Ja õpetajatel ilmselt oleks väga põnev, mis oli hästi äge oli näha, Häkkil oli ikkagi päris mitmeid õpetajaid seekord. Kuna oli keeleõppe häkaton, siis päris mitmed keeleõpetajad tundsid, et aga see on minu asi, ma tahan nagu tulla ise teha midagi. Ja väga vahva oli suhelda nende inimestega ja toetada neid selle töö juures. Et kui me räägime 21. sajandi õppemetoodika rakendamisest, siis üks viis, ma arvan, mida uurida, ongi just see, et kuidas siis nagu seda projektõpet niimoodi teha, et lapsed või noored ise tuleksid selle peale, missuguseid probleeme nad tahavad lahendada, kuhu nad tahavad panustada oma aega energiat ja siis selle käigus hakkaksid õppima tegelikult kõiki nii-öelda
õppekavalisi oskusi. Sest et kui sa hakkad vaatama, on ju rahvusvaheliste organisatsioonide raporteid, siis üks Maailmapanga raport on praegu silmades, siis sealt tuleb väga selgelt välja, et 21. sajandi oskuste arendamiseks problem-based studies ja project-based studies metoodikad on väga kasulikud. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale, et kes Eestis õpetajaid süsteemselt toetab selle juures, et neid metoodikaid hästi ja efektiivselt õppida ja rakendada, siis ma ei teagi, kes seda väga hästi teeb. Ei olegi. Et selles mõttes Unicorn Squad nagu mingeid asju teeb väga kasulikult. Ja siis oli meil niisugune ettevõte nagu Merkuur, ma loodan, et nad jätkavad tegevust. Seal on jälle huvitav nagu probleem, et riik ei suuda nagu kokku leppida, et mida me siis tahame. Et ühest küljest me räägime, et meil on hädasti vaja inseneeriaharidust arendada, kaasaegset tööriistu noortele õpetada, on ju näiteks tööõpetuse tunni raames. Siis tuli päris insener, on ju, erasektorist, davai nagu teeme, vist MKM andis talle natukene rahastust, et ta tegi niisuguse järelhaagise, millega sai siis käia mööda koole ja siis noored said seal oma projekte teha, on ju, seal haagise peal, nii printimist kui ka 3D printimist, siis, kui ka siis AutoCAD-i ja siis laserlõikust ja kõike siis mugavalt teha. Sest et ka koolidel tundub, et ei ole praktiline osta kõiki neid tööriistu, eriti väiksematel koolidel. Et selles mõttes selline jagatud nagu ringi liikuv tööõpetusklass tundub ilgelt praktiline. Ja noortel on vaja ju kokku puutuda iga mingi perioodi tagant, et sellest oli kasu, kui sa nagu korra aastas näiteks näed neid asja, et sul oleks vaja ikkagi, et ma ei tea, vähemalt korra kuus nagu sa saad ikkagi tegeleda. Minu näiteks noorem poeg ikkagi tahtis ka teha 3D printimist ja siis lunis nagu ühe peresõbra käest, et kuule, et äkki saab tema juurde minna printima. Ja siis, aga sealt nagu liiga suurt entusiasmi ei olnud, siis vihastas, siis ostis endale ise ühe odava 3D printeri. Ja nüüd, kui tal tuleb tuju peale, siis ta ise prindib, on ju. Et päris äge on vaadata nagu, et ja kusjuures lahe on see, et see ongi see õppimine, mida ma tahaksin näha rohkem, et mina ei öelnud talle, et kuule, et ole mees nagu mine katseta 3D printimist, on ju. Et see on juba oluline tulevikoskus. Aga sa ise aru, et see on tema jaoks huvitav, on ju, inseneeria huvidel on ja siis on ise võidelnud ja tal on taskuraha on kogutud, kui ta on kas ise käinud tööl või sünnipäevarahasid või midagi, siis tal on vaba voli, on ju, investeerida seda raha nii, nagu temale kõige mõistlikum tundub. Et vahel vaatad, et liigagi mõistlikult nagu kui toimetab 17-aastase kohta. Aga et see oli lihtsalt nagu nõnda üksikud näited praegu, et mida erinevad tiimid teevad, on ju. Skaala tundub väga lai. Skaala on hästi lai. See tuletas mulle meelde näiteks ka CodeJuffit, on ju, täiesti uutel alustel programmeerimisõppe. Jälle hästi oluline teema tundub mulle, et mida nagu arendada, et selgelt niisugune jälle projektõppe tehakse päris elulisi projekte koolis, mis on nagu ettevõtetega nii-öelda kooskõlastatud, et kes päriselt tänapäeval programmeerijaid vajavad, et mismoodi tegelikult elus mis kompetents on vaja selle jaoks, et efektiivselt toime tulla, on ju, niisugustes kaasaegsetes ettevõtetes. Ja siis selle baasilt on ilma õpetajateta põhimõtteliselt töötatakse, sest et päris ettevõtetes ka ei ole õpetajaid, sest et kui sa nagu sinna päris ellu lähed, on ju, siis sa peaksid saama need tööriistad, mida sa päris elus hakkad rakendama, ehk siis õpidki kasutama, on ju, väliseid allikaid, õpid kasutama mentorlust, õpid kasutama kolleegide abi, on ju, ja mis on selge on see, et mida meile õpetati omal ajal koolis, ma arvan, ikkagi söögi alla söögi peale, spikerdada ei tohi, on ju, siis mis on päris elus, on see, et ilma spikerdamata sa edukaks ei saa. Ehk siis nagu koostöö teistega ja teistelt õppimine on kriitilise tähtsusega. Ma ei tea, millal me üldpõhimõttena selle Eesti haridussüsteemi nagu siis viime või kas seda peaks üldse viima? No, ülikoolis mul oli neid õppejõud, kes võid kasutada eksamil ükskõik, mis materjale tahad. Lihtsalt eksamiajad on piiratud, on ju, sa pead teadma, kust otsida.
jah, aga seal tekib ka see küsimus, et noh, et mis on nagu sellist tüüpi eksamite mõte, et sest noh, tavalises elus jällegi, noh, kui mina mõtlen nagu hariduse peale, siis ma mõtlen selle peale, et okei, me teeme midagi, mis on selle aplikatsioon päris elus. No, mul õppejõud olid väga head, nad ütlesid, et nad selle nii-öelda ülekuulamise käigus pärast tahtsid, et me looks mingeid seoseid nende tükkide vahel, on ju, et kui meie seoste loomine oli arusaadav, siis nad ütlesid, et siis on järelikult materjal omandatud ja arusaadavaks muudetud. Noh, ma ikkagi tahan tuua on ju tagasi meid korra sinna Maailmapanga raporti juurde näiteks, noh, see on lihtsalt üks näide, et neid raporteid me leiame kindlasti teiste suurte organisatsioonide juurest ka. Sealhulgas Euroopa Komisjon on ju Eestile ka soovitanud siis nii-öelda üldkompetentside arendamist, mis on ilusasti õppekava üldosas sees. Et me täna minu vaatest ei toeta väga hästi õpetajaid ega õppijaid kumbagi, et seda õppekava üldosa rakendada. Et projektõpe oleks jällegi üks lihtsamaid viise selle tegemiseks, õigesti üles ehitatud projektõpe. Mitte see, et õpetaja käsib, et nii, nüüd me teeme kõik seda projekti ja oma probleem, kui ei huvita sind seda teema. Aga mis nagu kaasaks, et haridusuuringutest välja tuleb, on see, et agentsus on kriitilise tähtsusega selle jaoks, et õppijal tekiks ise endal võimekus teha normaalne teadmusstruktuur enda aiu ja see teadmine kuni 10 korda efektiivsemalt ikkagi talletub, kui nagu õppija tunneb, et see tegevus on mõtestatud, mis ta parasjagu teeb. Ja seda ei ole keeruline teha, aga see tähendab seda, et me peame õpetajal laskma lahti vanadest nõukogude nagu aegsestest põhimõtetest, on ju, kus me mõõdame ainult mingisuguses kitsa teoreetilise fakti on ju, omandamise võimet on ju lastel, mis noh, kui ma vaatan Eesti tänase majanduse päriselu peale, siis on järjest vähem vajalik. Et me ikkagi järjest rohkem vajame seda, et inimesed komplekses ühiskonnas suudaksid ise mõista enda asukohta ja siis ka luua oma teerada selleks, et kuidas jõuda sinna, kus nad tahaksid jõuda. Kui nad on kuskile tahtmas jõuda, on ju. Ma arvan, et enamik inimesi reeglina on tahtmas liikuda kuskile suunda. Et neid oskusi me praegu sellise, et siin on sinu lõunasöök, on ju, sööd seda, mis on tadriku peal, no questions asked. Selle tüübiga, sellist tüüpi õpetamisega me neid oskusi arenda. Tulles nüüd tagasi ETH juurde veel korraks, et kui meil mõni kuulaja, kes midagi oma peas juba kannab sarnast ideed, issand, kui äge, tahaks ka sinna kampa kuuluda. Kuidas ETH-i sinna siis võrgustikku vastu võetakse, mida vaadatakse, mida hinnatakse? Kui nüüd on alles idee, et tahaks nagu midagi teha, siis saab osaleda nii-öelda avalikel üritustel. A la see hackathon on üks üritus, mis on täiesti avalik, kõik on oodatud. Ja 2-3 korda aastas veel lisaks sellele ma loodan, et ETH Estonial on jaksu selliseid üritusi korraldada. Ja siis, kui on juba päriselt hakatud ehitama mingit asja, siis saab kõigepealt liituda nii-öelda vaatleja liikmeks. Siis juba saab ligipääsu kõikidele kanalitele, mida ETH Estonia võimaldab. Et seal on Slack peamiselt ja meilidel saab ka infot mingisugustele huvitavamatele asjadele, mis on toimumas. Ja võrgustikule loomulikult, et kõige olulisem osa nagu sellele inimesele, kes tahab ise ehitada mingeid asju, ongi need teised inimesed, kes on juba midagi ehitamas või ehitanud, et nendega oleks võimalik vestelda. Et see on minu vaatest nagu kõige kasulikum. Ja vahetavahel muidugi saab ka mingid infokilde, mis võib-olla on olulise tähtsusega. Aga jah, ka igasuguseid uksi saab avada selle kaudu, et kui on idee, et ma ei tea, mul on vaja näiteks TalTechi professoritega just arutasime, et oleks vaja luua rahvusvaheline research või teadlaste võrgustik sellist tüüpi innovatsioonide uurijatest, siis oli päris äge, et ma oma nagu sõpruskonna kaudu sain mingisuguseid uksi
sinna avada selleks, et seda võrgustikku oleks võimalik efektiivsemalt luua. Et meil on päris äge seltskond koos, et üle maailma, ma arvan, et kui inimesed on ikkagi juba ehitanud rahvusvahelist mingisugust asja, siis see võrgustik, mis nad on endale selle juures loonud, on üldiselt väga muljetavaldav. Ja kui sa suudad nendega siis, ma ei tea, suhteid luua, sõbraks saada, siis keegi ei ole kade, kõik hea meelega aitavad. Et see on kusjuures, mulle tundub, et Eesti juures ikkagi nagu positiivne eripära, et meil on nii-öelda give back niisugune mentaliteet või tagasiandmise niisugune kultuur on hästi tugev Eesti, mitte ainult nagu sotsiaalse valdkonna innovatsiooni ettevõtjate vahel, vaid ka selgelt üldse startupi ettevõtjate vahel. Et keegi, kui ma olen abi küsinud kellegi käest, siis reeglina ikkagi või kas nõu või mentorlust või et siis see, et korra kutsuda lõunale kedagi ei ole üldse probleem, ükskõik mis. See on küll äge, et sa võid kutsuda, ma ei tea, Skype'i endise finantsjuhi nagu lõunale küsida talt, et kuidas me seda konkreetset probleemi nagu saame lahendada, et see on väga vahva. Et põhimõtteliselt on võimalik tõsta käsi ja öelda, et ma tahaks osa saada ja vaikselt liikuda siis selle liikmelisuse suunas või? Kas EdTech ise teeb ka midagi, et see tiimide arv tõuseks? Või on teil mingi eesmärk, kuhu te välja tahate jõuda, kui suur see tiimide arv võiks olla või? See ühes nagu strateegiadokumendis, mida EdTech Estonia on loonud, on see niisugune 200 tiimi võiks olla Eesti jaoks niisugune hea resultaat. Aga ma ikkagi näen, et sellise hulga tiimideni me jõuame siis, kui meil on niisugune väga mõnus ja ladus koostöö. Et riigi laiem strateegia ja sektori strateegia peavad omavahel ilusti sama jalga käima, et siis on võimalik teha maailma tasemel asju. Et kahjuks need valdkonnad, mis on, kahjuks või õnneks, need valdkonnad, mis on nagu riigiga hästi tihedalt seotud. Et selgelt nagu meie kultuuriruumis, meie nagu Euroopa kontekstis me näeme, et haridus on ju riigi funktsioon. See on meie ühiskondlik kokkulepe, et siis ei ole võimalik või on, aga on keerulisem nagu seda innovatsiooni teha, kui riik ise ei ole innustunud, et seda asja niimoodi teha. Et aga me vahelduva eduga siin ikka toimetame ja vahepeal nagu on väga positiivseid olukordi olnud, kus näiteks EKI-ga oli just kohtumine, siis Eesti Keele Instituut ja siis ma tundsin, et ma võin seal täitsa vagus istuda seal kohtumisel, sest et inimesed, kes nagu laua taga olid, siis EKI enda juhid rääkisid täpselt seda, mida oli vaja teha. Et nad sõnastasid niimoodi, et nad on aru saanud, et neil on lisaks nii-öelda eesti keele õppijatele ja eesti keele huvilistele on neil tekkinud üks lisa audients, kellele peale nad peavad mõtlema, kellele nad peavad tähelepanu pöörama. Ehk siis need on need innovatsioonitiimid, kes soovivad panustada eesti keele õppe tööriistadesse ja keele arendamisse. Ja seda oli üliäge näha. Ja ma isegi nagu ütleksin siin otsa, et see on, mulle tundub, et riigi jaoks nii-öelda primary target audience. Ehk siis nagu, et kui me loome väga hea keskkonna, kus meile vajalikud innovatsioonitiimid saavad sündida, kes loovad siis neid teenuseid lõppkasutajatele, ehk siis kodanikele, siis riik ise ei pea üldse mõtlema selle peale, et kas kodanikud on saanud vajalikud teenused. Me võime selle peale mõelda, et kui on mingid teenused puudu, siis me saame mõelda, kas meil on midagi võimalik teha, et soodustada, et see teenus tekiks. Aga me ei pea mõtlema selle peale, et kuule, et mis IT-tiime meil on vaja nüüd looma hakata ise, et seda teenust arendada. Et seal on omad põhimõtted, mida on vaja järgida selle jaoks, et need tiimid saaksid ise siis tekkida sinna kodanikualgatusena või siis startupina, ütleme. Ja on ka mingeid asju, mida me saame teha, siis et tagada, et need ei tekiks.
See sõltub, et mis meie eesmärk on. Mul on väga hea meel, et me jõudsime selle riigi teema juurde, sest et mul see, nagu sa enne ütlesid, et avaliku sektori või ministeeriumi roll võiks olla tagada hea keskkond, kus innovatsioon saab sündida, eks ole. Ja üks takistusi siiani on olnud see just, et see avalik raha ja eraraha või eraalgatus ei saa tihtipeale kokku või õige koha peal ei saa kokku, eks ole, on ju. Et kui me oma sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse strateegiat panime kokku, siis me ütlesime, et ülim eesmärk või ülim tulemus oleks see, kui kõikide poliitiliste erakondade põhidokumentidesse jõuab sõnapaar sotsiaalne innovatsioon ja arusaamine sellest, et see võib olla üks asi, mis aitab ühiskondlikke selliseid probleeme natukene võib-olla pehmemalt ja kiiremini lahendada. Ja et läbi selle see jõuab mingil hetkel ka võib-olla mitte ainult strateegiatesse, vaid ka näiteks koalitsioonilepingusse. Sest meil teatavasti ellu ei viida mitte strateegiaid, vaid koalitsioonilepinguid, eks ole. Et mis sinu nägemus on, et mida riik saaks teha siis, et see hea keskkond innovatsiooniks sünniks? 2-3 asja. Seal on jah terve rida asju, mida saaks teha, et ma arvan, et esimene asi, mis on oluline, on äratundmine, et niimoodi on võimalik oluliselt soodsamalt ja oluliselt kvaliteetsemalt neid teenuseid pakkuda ja väiksema riskiga riigi jaoks. Ehk siis, kui sulle tekib innovatsiooni ettevõtte mingisugusesse niši, kes mingisugust olulist teenust pakub ühiskonnale, mida meil vaja on, siis me ei pea suutma luua riigi sisse sellist tiimi, mis, nagu me teame, siis tõenäoliselt on kulukam riigile. See ei ole ekspordivõimekust, ehk siis ta maksumaksja raha makse tagasi ei too, vaid ta on alati negatiivse bilansiväärtusega. Ja mis on nagu minu arvates veel väga kaval on see, et mis võiks olla isiklik huvi nagu näiteks poliitikutel on see, et aga need on olemas tiimid, kes seda teenust pakuvad, see ei ole riigi vastutus ja et ei saa nagu riiki süüdistada selles, et teenust ei ole või ei ole piisava kvaliteediga, sest praegu on see, et need tööriistad, mida riik saab ise kasutada, paljuski ei ole väga head tööriistad, et saada häid digiteenuseid näiteks. Ja me võime pikalt analüüsida seda, et miks need tööriistad ei anna seda tulemust, mida mina tahaksin näha, on ju see, et õpilased ja õppijad armastavad neid tööriistu. Et seda ei ole tegelikult nagu liiga keeruline selgitada, aga ärme praegu lähe sinna teemasse. Et jah, et selline äratundmine, et selline lähenemine, kus kodanikud on ise jõustatud nii-öelda oma probleeme lahendama, on igal juhul riigile ja ka nendele konkreetsetele inimestele kasulikum. Ja pigem võiks seda vaadata niipidi, et kui siiamaani on nagu see, et poliitikud tahavad minna linti lõikama või kuidagi ägedalt silma paista, et nemad on seotud või kuidagi toetanud mingisugust ägedat algatust, siis nende avaliku sektori innovatsiooni startupidega võiks olla ka see asi, et näed, et kui mina olen soodustanud oma otsustega, et neid saaks tekkida näiteks 20 uut startupi mingisugusesse avaliku sektori niši, et siis ikkagi need poliitikud saaksid nagu enda rinna peale taguda, et näed, mina tegin. Anname neile võimalus. Anname, et sa mõtlesid, et ja mis on nagu selle pluss veel on see, et kui ütleme, üks ministeerium võib-olla suutab ühte innovatsiooni või paari, ütleme, heal juhul paari innovatsiooniprojekti aastas nagu käivitada, siis kui sa lood hea ökosüsteemi, siis seal võib olla ka 100 innovatsiooni, mis käivitatakse. Lihtsalt kodanikud ise nagu ehitavad neid. Ja eks siis sa saad nagu oluliselt suurema tulemuse, mis on ka tõenäoliselt ikkagi kodanike vaatest oluliselt laiema positiivse mõjuga. Seda enam, et kui ta on nagu positiivse bilansiväärtusega nagu nii-öelda riigi eelarve tasandil, siis saab seda asja ju lõputult teha. See tundub nagu see huvitav mõttekäik, et kui lähed 10 võimalust andma, siis
ootamatult võib sellest kiiresti saada 100, eks ole, on ju. Ja sealt tuleb parem tulemus, kui sa oled oodanudki, mis innovatsiooni puhul tihtipeale on lisaväärtus, eks ole, mis tekib, jah. Noh, lisa pluss on muidugi see, et sulle tekivad ka kompetentsid inimesed mingitesse teemadesse, et mis muudab ühiskonna vastupidavamaks, nii-öelda resilience'i kasv on ühiskonnas laiemalt. Et kui näiteks me võimaldamegi luua kodanikel näiteks, ma ei tea, 500 ütleme avaliku sektori startup'i, siis et startup'id, mis tahes muutused maailmas toimuvad, suudavad väga kiiresti reorganiseerida ennast. Et palju kiiremini kui tsentraalselt juhitud süsteemid. Kõige sellest, mis me oleme rääkinud ja see, mis sa teed igapäevaselt, milline sinu nägemus on, milline Eesti sotsiaalse ja haridusinnovatsiooni maastik 10 aasta pärast on? No minu unistus, miks ma olen pingutanud, on see, et ikkagi meil on tagatud ligipääs maailma parimatele õppimisvõimalustele ja õpetamisvõimalustele kõikidele Eesti inimestele, kes neid soovivad. Ja et keegi ei oleks välja jäänud sellest, et kui nagu mõnel lapsel on mingisugused erivajadused või noorel või ka täiskasvanul, siis et ta saaks ikkagi vastavalt enda vajadustele ikkagi osaleda ühiskonnas. Et kõige lihtsam on võib-olla tuua näitena, kui ei ole võib-olla väga hea nägemine, ütleme, et või ei ole üldse nägemist või ei ole kuulmist, et kuidas ka need inimesed saaksid ühiskonnas osaleda nagu ja luua ja tunda ennast väärtusliku kodanikuna. Et ja jällegi, kui me lähme seda rada, millest me oleme täna siin pikalt rääkinud, et inimesed võiksid olla jõustatud, et ise enda probleeme lahendada, siis seal ei ole mingit takistust. See kõlab väga kauni lõpu akordina, et takistusi ei ole. Kõik on võimalik lahendada. Nii palju, kui ma olen üsna mitmel sajal konverentsil käinud rääkimas haridusinnovatsioonist üle maailma, et ja ka avaliku sektori innovatsioonist laiemalt vahetevahel, siis kõik takistused, mis meil täna on ikkagi meie enda loodud sinna. Et järelikult on need kõik võimalik ka lahendada, kui on selleks soov. Et see on nagu peamine küsimus, et kas see soov on olemas. See on sobiv koht vist, kus tänane podcast ära lõpetada. Aitäh sulle, Märt. Ääretult huvitav oli sinuga rääkida. Aitäh kõigile kuulajatele, et see oli podcast Mõjulood, mis sünnib Šveitsi-Eesti ühisprojekti raames ja räägib sotsiaalse innovatsiooni nii arendamisest kui ka rakendamisest. Ja kohtumisteni järgmistel kordadel. Aitäh!